tere vlog! Tere vlog! Meil on käes teisipäev ja meil juhtus kogemata nii, et me eelmine nädal ei vloginud. Ja ma ei tea, mis sellest nädalast saab. Aga proovime. Vaatame. Meil väga mingid tegevusi plaanis pole vist, aga no mul on. Kas sa filmid, kuidas sa kalale lähed? Võtan teid kalale kaasa. Lähen kalale. No kui mingi ägeda suure kala saab, siis ikka filmin. Miks mitte? Muidugi mul on kätest jääb puudus seal, kui suur kala tuleb. Kes ärkas? Kes tuli koju lõunale? Võid ise valida, kes mida tegi? Mul on täna võimalus saada auto, nii et ma sätin ennast kiiresti valmis. Siis ma lähen Karliga kaasa. Ja mina lähen täna diski jälle. Ja mina lähen linna peale, nii et ma võtan teid endaga kaasa. Me tahan hakata 4. treppidest kõndima. Pool lemmik. Praegu saame liftiga käia. Ma ootan lausa. Hakka palju mul kotte on praegu. Tubli. Meil on siin üks on talv, teine suvi. Sulle niimoodi Eesti järega aru saadad siin kõhtan. No ikka on. No vaata. Ma mõtlen, et ma läheks äkki Ülemistesse. Ma küll eelmine nädal käisin seal ja ma ei saanud suurt midagi. Ma tahtsin eelmine nädal minna beebile asju ostma ja haiglakotti asju, aga ma ei saanud mitte midagi ja siis ma lõpetasin lõpuks raamatupoes ja ostsin omale 3 uut raamatut. Aga mul oleks vaja käia apteegis, osta mõnda ravimit ja siis mul oleks vaja oma täditütrele kinnitust. Lähen reedel ta sünnipäevale ja ta õnneks nagu ütles mulle, mis ta tahab. Nii et lähme vaatame Douglasesse näiteks Ülemistes. Kas me leiame sealt lõhna, mis ta võiks tahta. Ja siis vaatame, kas ma leian veel mingisuguseid vahvaid tooteid. Mul tuli hommikul reklaam, et Juskis on praegu mega suured allahindlused. Ma saatsin hommikul Karlile ka, et kas meil on äkki vaja juba koju midagi ära osta. Seal olid mingid söögitoolid ja selline kraam. Nii palju soodsam. Aga Karl arvas, et ma võiks ennast korterit näha, kui ma siin hakkan mööblit ostma. Nii et aga ma käin korra ikkagi Juskist läbi, äkki ma leian sealt midagi. Ja siis oleks vaja käia toidupoes. Ma jõudsin poest tagasi. Ütlen ausalt, et mul jäi põhimõtteliselt toidupoes käimata, sest et mul hakkas kõht aega valutama ja ma ei jaksanud rohkem olla. Nii et ma jõudsin Rimist osta ainult saia ja vatipatju ja leiba ja hambaharju haiglakotti. Ja rohkem ma ei suutnud ja ma tulin sealt ära. Aga mul oleks vaja tegelikult osta toidukraami homseks. Meil tulevad homme sõbrad külla ja ma mõtlesin neile õhtusööki teha. Nii et mul oli vaja teha suurem poeskäik. Aga ma vaatan, äkki ma saan tellida õhtuks kulleri. Aga ma käisin apteegis. Ma võib-olla olen rääkinud, et ma rääkisin üks kord ühes vlogis, et mul oli see oksendamise mure ja praeguseks ma olen ka aru saanud, et mul on lihtsalt see rasedusaegne refluks ehk siis magu lihtsalt ajab mulle neid maahappeid ülesse ja mul on renni aidanud, aga mul sai otsa, ma ostsin renni juurde paratsetamool oli mul otsas ja ma ostsin ka gastrotussi. Seda ma olen söönud ka varem, mul oli kunagi ka väga palju probleeme maoga ja söömisega. Käisin isegi sapipõite eemaldamas selle pärast. Nii et ma isegi vist olen neid söönud
ja apteeker ütles ka, et neid võib rasedusel ka võtta, et need peaks olema nagu paremad ja kangemad siis, kui renni ei sobi põhimõtteliselt. Apteeker umbes nii ütles. Aga mul nagu see renni sobib. Ma pole seda küll pikalt seda võtnud, aga ma võtsin igaks juhuks teise ka, et siis on nagu vajadusel on abi olemas. Ja siis ma käisin Ideaalkosmeetikas, võtsin omale haiglakotti neid smoothie ja skinny tooteid. Mõtlesin lihtsalt siuksed head kerged, mida kasutada niisutamiseks. Karlil oli vaja juuksevaha, et ma võtsin talle selle ka. Ja siis minu tähilitre kingitus. Oli mulle mingi tester kaasa pandud või? Face and Body Oil. Okay. Ta tahtis seda... Ai, mul on siin mingi plekk. No jah. Ta tahtis seda Britney Spearsi lõhna. Kas seda tavalist fantasy't või Midnight Fantasy. Ja siis ma leidsin, et seal on üks uus edition. Ma ei tea, kas ta on seda nuusutanud või mitte. Aga see lõhnas nagu sarnaselt need teistega, ehk siis kui talle need teised meeldivad, siis äkki talle meeldib see. See on väiksema pudeliga. Ja kuna meil jäi nagu kokkulepe, et ma võin ka vaadata midagi muud, midagi, mis oleks sarnane, et natukene vaheldusta tema tavapärasele lõhnale, siis ma mõtlesin, et ma võtan talle prooviks selle. Ma küll võtan tšeki ka ja kui no tõesti naalpäkki saab tagastada, aga ilmselt vist ei saa. Siis ma käisin Saaras, näitasin teile, proovisin riideid. Ma ostsin ära selle musta seeliku, mis ma näitasin, 10 euri maksis. Ma võtsin M suuruses, nagu praegu on nii raske riideid valida. Ma võtsin nii L kui M-i, aga M oli täitsa okei. Suke ümber tavaline must seelik, taga on lõhik. Muidu nagu M on paras, aga ma olen sarnast seelikut varem proovinud ja siis see lõhik nagu ulatus liiga kõrgele, et ta ei olnud nagu sobiv ja L oleks olnud jällegi liiga suur. Aga selle ta oli väga okei. Nii et selline ülimõnus seelik ja seda saab pärast ka mitte raseda kõhuga kanda, nii et see on väga hea pluss, sellepärast et praegu on nii raske poodides käia, et ma mõtlen, et mul oleks vaja nagu riideid, aga samas ma ei taha osta spetsiaalselt ka nagu nii palju suuremaid riideid just raseduse pärast või spetsiaalselt raseda riideid, sest neid tegelikult mul varsti enam vaja ei lähe. Et võiks olla nagu vahepealsed, et ma saan neid ka pärast kanda. Siis ma leidsin sellise viisakama bluusi. See näitasin ka seljas. Oli okei. Mul on need rasedad teksad, kuhu sobiks peale selline natukene ilusam bluus, mitte selline tavaline T-särk. Ja siis mõtlesin, äkki see katab ära, aga samas ma ei tea, võib-olla katab, ehk siis raseda pükste juurde ühte särki lihtsalt. Ja siis võtsin ka selle valge ära, mis ma näitasin. Ainukese asja, mis ma ostmata jätsin, oli see pruun seelik, sest ta istus mul naljakalt. Ta ei olnud mõeldud raseda kõhu jaoks. Ja siis selja tagant oli kuidagi kottis, samas küljed olid nagu nii ümber. Ja ma ei hakanud suuremat ka võtma. Ja selle ma jätsin, aga see, ma arvan, selle musta seelikuga väga nunnu kombo. Äkki isegi panen Birgiti sünnipäevale reedel, kui peaks olema okei ilm. Vot sellised ostud. Nüüd ma puhkan veidi ja siis ma vaatame. Karlil on täna diskivõistlus. Ta küll vist tahaks, et ma läheks vaatama. Kuna ma olen ta juba nii palju jalutanud ja mul oli suht raske, siis ma kardan, et ma ei jaksa, aga proovime. Karl sõidab nüüd diskivõistluselt tagasi. Tal vist läks okeilt, aga mingit kohta ei saanud ja nagu väga kehvasti ka läinud. Nüüd hakkan kiirelt midagi süüa tegema. Panen hakkliha praegu praadima. Ja teen äkki mingisuguse tomatikastme pasta kõrvale. Midagi sellist kiiret lihtsalt.
tänaseks ma kullerit ei saanud, ma vaatan, kas ma saan äkki homseks. Ma ei jaksanud seda tellimust lõpuni teha, kuidagi nii väsitav on olnud. Ma üritasin magada õhtul, mingi 5-6 aeg. Ja natukene vist sain magada. Aga ikka on selline zombi olla. Aga ma käisin eelmine nädal ämmaemanda juures ja kõik oli selles mõttes hästi. Laps on kenasti endiselt peaseisus ja temaga on nagu kõik hästi, aga vereanalüüsid olid veits kehvad. Kõige suuremat muret tekitab ikka rauapuudus, nii et eks see on ka suuresti põhjus minu väsimusele. Aga ma olen nüüd võtsnud uut rauapreparaati ja suuremas koguses. Ja ma lähen nüüd ülejärgmine nädal uuesti verd andma ja uriiniproovi. Ma ei mäleta, kas ma seda rääkisin, aga enne reisile minekut oli mul põiepõletik. Või õigemini päev enne reisi hakkas ja teeme nüüd siis uriinikülvi ka, et näha, kas bakter läks ära või mitte. Vot. Ja ma hakkasin B12 vitamiini ka võtma, et lisaks D-le ja C-le ja raseda kompleksile on nii palju hunnikus vitamiine, mis tuleb hommikul võtta. Lisaks õhtuti veel aspiriin. Ja kuidagi arvasime eelmine nädal, et meil ei toimu midagi, et puhkame ja ei filmi. Ja meil oligi tegelikult selline väga kodune nädal. Et siin viimased päevad ka me oleme õhtuti vaadanud arvustusfilme ja puhanud, mis on ka väga okei vahepeal. Ja niikuinii mul on siin kodune suvi, nii et seda mitte tegemist on palju rohkem. Viimases vlogis ma proovisin selga ühte kleiti, mida ma tahtsin photoshootile panna. Ma sain selle kleidi lõpuks korda. Meil photoshoot muidugi lükkus edasi mõned päevad, aga meil oli see eelmine nädal ära. Ja ma sain mõned esimesed pildid juba kätte. Seda kõik ei ole veel jõudnud töödelda. Tere ilusat kolmapäeva. Ja jälle alustan siin köögist. Mul on hommikused toimetused juba tehtud. Käisin koertega väljas ära. Mul tuli täna hommikul täiega ahjujuustusaia isu. Nüüd ma sain hommikusöögi ära. Ja ma keitsin koertele maksa. Ma mõtlesin, et ma teen jälle neile pasteeti. Panin neile hommikusöögiks neid jääslihapalle. Neil sai eile kodutoit otsa. Ma tellisin tänaseks lõunaks kulleri, kus on siis kõik õhtusöögi asjad ka, mis ma plaanin külalistele pakkuda. Ainult üks kõige olulisem asi on puudu ja need on kukeseened. Nii et ma peaks minema veel neid kuskil otsima. Nii, teeme neile selle pasteedi valmis. Nii, Penki. Terli. Mis lahti on, Tibu? Kuku. Kas juhtus midagi? Mis viga on? Kas tahad õue minna? Pentlile see maks vist ei sobinud. Nii et tal oli mure, me käisime just õues. Ja siis mul tulid teavitus, et mul tulid pakid. Ja noh, ma teadsin, mis ma tellisin, aga
aga et see tuleb nii suurtes pakkides. No õnneks see raske ei ole, nii et ma sain selle kenasti koju vedada. Aga ma tellisin Kikast Bentley'le uued traksid. Ma mõtlesin selle peale üks päev, et äkki on neid trakse, mis meil on väiksemas suuruses, kuna mõlemal on need traksid suured. Ja siis ma proovisin üks päev Perlile panna Bentley suurust ja see sobis talle. Siis ma mõtlesin, et okei, et ma ostaks siis Bentley'le väiksema suuruse. Vaata, ma ostsin sulle uued traksid. Jaa, selle M-suuruse, seda pole meil enam vaja. Ja puukirihma peab sealt ära võtma. Vaatame, XS, oi kui püsike. Kuidas see mahub sulle? Oi kui püsike. Tule süüa püsike. Oledki XS. Mina arvasin, et sa ei ole nii püsike. Oi. Aga hästi läks. Kõige olulisem tellimus, mis ma tegin. Ostsin ära rinnapumba. Meil Babygrupis soovitati just seda ja Notinos olid soodukad, nii et ma kasutasin juhust ja tellisin ära. Ma pikalt kahtlesin, et kas peaks võtma selle hands-free rinnapumba, kus on 2 pumpa. Aga siis teiste kogemus ütles, et piisab täiesti ka ühest ja kui isegi peaks olema vajadus suurem, siis saab alati ka teise juurde osta. Nüüd ma võtsin siis selle ühese, sest lihtsalt 2 seal ei olnud ka valikus. Nii. Siis ma võtsin selle pesemispihusti pudeli. See oli lihtsalt nii odav ja äkki pärast sünnitust kulub ära. Et sellega saab siis pesta ja puhastada enne tualetis käimist. Et siis ei tohiks olla nii valus. Ja siis ma võtsin ühed sünnitusjärgsed sidemed veel juurde, mis oleksid natukene suurema vedeliku pidavusega. Ööomad, sest need, mis ma vist enne võtsin, olid tavalised ööomad, mitte sünnitusjärgsed. Ja nüüd see suur pakk. Siin on beebiga üks must have asi. Ma küll mõtlesin, et ma ostan selle viimasel hetkel, et mul ei ole sellega alguses midagi teha. Aga kuna see oli ka lihtsalt nii hea hinnaga, siis ma mõtlesin, et ma võtan selle siis juba kohe ära. Aga nüüd peab seda lihtsalt kolima hakkama sinna. Aga ma võtsin ära selle Popi mähkme konteineri, mis on siis konkreetselt mõeldud mähkmetele. Iga mähkme eraldi keerab kotti ja siin ei ole lõhna ja ei ummista ka tavalist prügikasti ära. Ja minu meelest siin peaks olema kaasas ka mähkme konteineri kassett. Siin näitab, et on 2 vist kaasas. Et need mähkme konteineri kassetid on päris kallid, aga ma vaatasin, et Kaup 24 on päris hea hinnaga, saab neid juurde osta. Notinos oli lihtsalt soodne osta mähkme konteiner pluss olid kassetid kaasas. Ma ei hakka seda lahti tegema, sest meil on vaja varsti kolida, nii et ta jääb oma kasti sisse. Vot, nüüd selline väike tellimus. Toidupuller saabus just. Ma ootasin teda päris kaua. Ta pidi alates kella 1 jõudma, aga jõudis nüüd kell 3 hoopis. Et ma ei saanud minna enne linna peale. Nii et ma pakin need kotid kiiresti lahti. Ma teen taigna valmis, sest et see peaks olema pool tundi külmkapis. Tegelikult ma mõtlen, äkki ma ei tee seda veel ikka valmis. Käin poes ära ja siis ma hakkan tegema. Aga mul tuli meelde, et ma lubasin magusat ka teha, aga ma ei tellinud mitte midagi selleks. Nii et ma pean
lisaks sellele minema ostma, lisaks kukesentele ma pean minema ostma ka magusakraami. Ma vaatan, kas ma jõuan teha midagi või võtan lihtsalt mingi valmis koogi. Ja mingit joogikraami peaks veel ka ostma. Mõtlesime äkki mingit kokteile teha. Ma hommikul üldse ei mõelnud selle peale. Ma võiksin lihtsalt söögi kõrvale joogid, sest et mina ju midagi muud ei tarbi. Oh, wow. Ma ostsin margariin 2 pakki, aga ma ei mõelnud, kui suured nad tellisid. Okei, no nüüd on meil on margariini vähemalt. Siin on nagu muu päevakraami ka. Selle kappi ära ja siis lähme käime poes. Ma olen täiesti kindel, et ma tellisin kanahakli ja nüüd ma pean seda ka minema ostma. Minu algses kukeseene kishis ei ole liha, aga Karl ütleb, et igast peab olema liha. Nii et ma mõtlesin, et äkki ma tegin seda retsepti ja ma panen sinna kanahakliha ka, mida ma olen muidu pannud tavalisse kishi. Mul hakkas reaalselt 5 päeva järjest poes käies kõht valutama. Ma ei tea, mis värk see on, sest et kui ma käin koertega õues näiteks 3 korda päevas, siis mul ei hakka mitte kunagi kõht valutama. Ma ei tea, kas ma siis nagu poes kõnnin nii palju kiiremini või et miks hakkab kõht valutama, sest ma ei olnud täna poes üldse kaua. Ma ostsin ainult paar asja. Ma ikkagi mõtlesin, et ma ei hakka tegema kooki, nii et ma võtsin ühe tiramisu, väga vahva, nagu biskviisirull. Siis 2 pakki tavalist hakkliha, kanahakliha. Siis äkki piisab 500 grammist. Ja siis võtsin kokteilimaterjali, mida ma ei saanud sealt Prismast, nii et ma käisin oma kodurossis ja seal oli alkoholivaba belliinid, mis mulle väga maitseb. Vot see oli kõik, aga nüüd kiiresti ma hakkan tegema kishi tainast ja siis panen selle külma ja siis kui ta on külmas, siis teeme valmis kishi sisu ja vaatame, kas paneme veel ahju või jõuab veel seista. Näitan, kui vahva pakend on sellel margariinil. Ma just hakkasin vaatama, et see on 500 grammi ja mul on vaja 200 grammi. Et ma otsin kaalu välja, aga kui siit lahti teha, siis siit nende joonte järgi saad lõigata omale vastava koguse. Väga lihtne. Tere hommikust. Käisid teile külalised. Ta on natuke raske hommik. Aga tööle tuleb minna. Ja nüüd ma teen aega parajaks. Istun voodi ääre peal, sugan koera. Minul on eilsest poes käigust või üleüldse toimetamisest jalad nii valusad. Ma ei tea, ma ei liigu siit voodiski kuskile. Ei, me ei liigu kuskile täna voodist. Kõht koriseb. Kes kuhu diivanile pissima läheb? Hommikuid alati nii zombi välja. Aga täna esimest korda ma jäin ülesse koos Karliga ja läksin Karliga koos koertega õue. Enne siis, kui ta tööle läks. Aga no vaatame, eriti energiat see nagu ei too. Aga nende sporditossudega jalutamine on isegi okei, et mul ei ole siis nii võrdvalus. Aga no ma ei tea, täna peaks selles mõttes rohkem puhkama. Aga nende samade sõpradega oli meil plaanis minna õhtul diski mängima. Või noh, mina ja Sigrid jalutame lihtsalt. Ja kutsud ka, et mina enam mängida ei saa füüsiliselt. Aga maakler kirjutas, et täna tuleks õhtul üks huviline vaatama meie korterit. Nii et ma peaks tegema mingisugused asjad täna korda. Et pinnad ja põrandad vist on okeid, aga tahaks natuke teha mingid sellised kohad, mida iga päev ei tee, et mingid külmkapi uksed ja köögi tasapind ja mingid sellised asjad. Nii et ma pean täna siis kõvasti koristama, mis ei lähe üldse minu
plaaniga kokku, et puhata jalgu. Aga see on ka meie huvides, et siia leitaks kiiresti uus üüriline. Ma söön kiirelt hommikusöögi ära ja siis hakkame toimetama. Ma näen hästi õudne välja. Ma olen siin mitu tundi praegu küürinud seinu ja kappi uksi ja põrandaid ja pindu ja siis nüüd maakleja kirjutas, et korterihuviline jättis kohtumise ära. Mis ma siis nüüd teen? Nojah, ma ei ole ostnud mingisuguseid neid ökomaid puhastusvahendeid, nii et mul on see keemia ja ma olen vahepeal mitu pausi teinud, sest lihtsalt paha hakkab ja ma üritan nagu vähem kasutada, aga ma ei saa ka mitte kasutada, sest et muidu ma ei saaks puhtaks neid asju. Aga nojah, igastahes mul on siin praegu kapi peal oleva organisaatori sorteerimine pooleli. Nüüd ma selle teen ära ja siis ma saan natukene puhata. Nojah, läks mitte asja ette, aga noh, vahet ei ole siis. Äkki järgmine kord on siis lihtsam. Tere hommikust, meil on täna käes reede. Eile mul oli telefon Karli diskikotis ja terve aeg ma pusisin ja tegelesin koertega. Me käisime Männiku discgolfipargis, kus kõrval on, ma ei tea, kas see on lasketiir, aga igastahes seal toimus selline tulistamine. Ja kuna Bentley kardab meil igasuguseid pauke kohutavalt, siis terve aeg möödus mul teda rahustades. Nii et me midagi ei kajastanudki eilsest õhtust rohkem. Ma lugesin eile õhtul Karlile ette, mis mu tänased ülesanded kõik on, aga ma ütlen ausalt, et ma praegu ei mäleta midagi rohkem peale koerte toidu tegemise ja vlogi monteerimise. Ja ma rohkem ei mäleta, mis mul ülesanded peale. Ma lugesin talle mingi 10 ülesandet ette. Ma ei tea, aga ma söön praegu hommikusööki. Tegin kiirelt omale võikud. Koertele panin toidu keema. Ma andsin neile toorest hakkliha. Bentley, kas sulle maitses? Bentley on täiesti hull hakkliha järgi, nagu ta sööb neid punaseid jääshakklihapalle, siis nüüd eile õhtul täna hommikul ta sõi tavalist veise hakkliha. Kugistas sisse nii, mis juba ja ikka on tunne, nagu tal oleks puudu. Ta on selline huvitav tegelinski meil. Kell on kohe 3. Ma sain vlogiga valmis. Ma ütlen ausalt, et ma ei viitsinud seda lõpuni vaadata. See on küll hea reklaam meie vlogidele. See on mu esimene video. See on esimene video, mida ma ei viitsin vaadata algusest lõpuni. Ja ma nüüd lõpust, ma hakkasin Karlile näitama mingeid klippe. Ja siis ma avastasin, et ma ühe klipi jätsin sisse, mis ma kärpisin nagu välja. Ja siis ma nüüd kusutasin ära YouTube'i üles laetud video ja panin uuesti alla laadima. Ja nüüd laen selle siis õhtuks ülesse. Karl tuli juba töölt koju. Kuidas läks? Käisin ehituspoes. Mis seal? Värvimast. Oo. Lahe. Ma värvima seda asja, mille ma eelmine nädal meisterdasin. Me ei ole seda veel rääkinud vlogis. Aga sinna me jõuame selleks, et üks kus eilus. Ja siis, kus ma lähen täna? Allale. Allale. Teisi Eesti otsa veel sõitma täna. Fun. Kell on vahepeal saanud päris palju. Hakkasin ennast nüüd sättima. Teen mingisuguse kiire lihtsa meigi. Mul on täna plaanis minna maale oma täditütre sünnipäevale. Ta otsustas see aasta, et ta sugulastega ei pea sünnipäeva. Aga sõbrannadega teeb ja kutsus mind ka. Ja kuna mul oli sellel nädalavahetusel plaanis minna oma teise tädi juurde nende loomakeste eest hoolitsema, siis ma mõtlesin, et ma lähen siis sünnipäevale ka, kui ma niikuinii sinna kanti juba lähen. Aga
praegu vist on selline plaan, et ma sätin valmis. Koerad ma võtan kaasa. Karl läks nüüd nädalavahetuseks Kasarisse kala püüdma sõbraga. Ja ma lihtsalt mõtlen, et ma ei tea, kaua ma jaksan seal sünnipäeval olla. Seal küll on päris mitu rasedat veel. Ja vist on isegi meie üks ühine sugulane on vist lapsega isegi seal. Ehk siis selline nagu rahulik istumine, ma arvan. Et sõltub kaua ma jaksan seal olla, et kas ma jään siis maale ööseks või lähen siis tädi juurde, kuhu ma peaksin hiljemalt minema homme hommikul niikuinii, et loomakesed õue lasta ja neile süüa anda. Nii et mul on 2 varianti. Asjad pakitud, ma ei leidnudki sobivat kingakotti või kingakarpi. Mul on kuskil kongus nad ära peidetud. Kaugele laksin varem tegeleda. Aga siis ma pean poest leidma midagi, kogu kingitust pakkida. On päris kiire tegelikult. Mingit disaini oma pokaalikesele ja siis saate selle pokaalikese, kui värvite, siis lähete koju ja panete ahju, küpsetate natuke seda värvi ja siis ongi ilus. Kuigi no kivikesi on ka nagu suht palju, aga ma arvan, et äkki oleks mõistlik kõigepealt alt värvida, sest muidu siit seest paistab vaata liim. Ei või? Kas on vau, Birgit? Kõige mingit midagi tegema. Aga ei tea, võib-olla on ka. Kell on 11. Ma otsustasin, et ma hakkan nüüd minema. Saime seal süüa juua, jutustada. Kes see uriseb? Tehke musi. Ei lähe tülli. Tee musi. Tee musi. Ja, ei lähe tülli. Ja kaunistasime pokaale. Ma jätsin enda oma praegu Birgiti juurde. Et ma järgmine nädal tulen niikuinii maale, et siis ma saan oma pokaali ära võtta. Aga ma mõtlesin, et kuna vanaisa lähevad, või läksid juba 8-9 aeg magama, et siis ma ei hakka nagu neid tüütama minema, vaid lähen siis ikkagi täna tädi juurde ära. Tere hommikust! Ma jõudsin eile kenasti kohale. Neil on kass, kes õhtul ukse juures täiega niaugus, tahtis tuppa. Ta muidu on siin nagu külakass, kes selliselt nende omaks kujunenud. Ta ei käi kunagi toas. Ja ta õhtul lunis nii hullusti tuppa, aga tal oli kõht vist täiega tühi, kuigi ta oli saanud süüa, tal oli krõblineid kausis, aga ta tahtis konservi saada. Et ma lõpuks ikka kandsin talle konservi. Praegu hommikul teda ei olnud. Mulle jäeti siin suur nimekiri, mis ma tegema pean. Ma nüüd loen selle läbi ja siis lähme hakkame loomakeste eest hoolitsema. Ma lähen korra õue. Kas sa jääd vennaga tuppa? Sind ma Margaret ei saa kaasa võtta, aga ma vist Bentley sind ka praegu ei võta kaasa. Olete ilusti toas, ma tulen kohe varsti tagasi. Tere hommikust! Oota, ei tule. Tere hommikust, Musti! Kas sul on kõht tühi? Tere hommikust! Tulid sööma, jah? Kuule, aga mulle tundub, et sa krõbinaid hästi ei söö. Kas on nii, jah? Sa tahaksid konservi, jah? Oi, need kutsud on hullud. Jaa, panen mulle krõbinaid ka juurde. Nii, krõbinaid. Nii, äkki sa värskend sööd. Söödki. Ma panen selle lõppu ära. Ma ei teagi nüüd, kas sa oled poiss või tüürub. Nii, panen sulle ühe paki konservi ka, kuigi sa õhtul said. Jaa. Ma ei oska eriti kassi peale suuri. Nii, see sulle maitseb, jah. Ma lähen ostan sulle täna juurde vist seda, jah. Oi, sulle nii maitseb, seda tahaksid kohe veel. Nii, ühe loomaga on nüüd done. Talle peab õhtul ka veel andma süüa. Ma vist lähen ostan talle konservi juurde, sest et tädi arvestas,
ainult õhtuste konservidega. Täpselt nii kaua, kui nad ära on. Ja ma nüüd eile andsin talle ühe konservi õhtul rohkem. Või teada õhtul siis. Kuna ta lihtsalt nii nõudis ja ta praegu ka pugib seda täiega. Teda nii maitseb see. Et siis ma nostan seda juurde. Järgmine suur ülesanne on vaja viia jänesed õue aadikutesse. Jänesed vist hommikuti ei söö, ma saan aru. Söövad vist ainult õhtuti. Jänku number 1. Oota, rahu. Mis seda nii teravalt küllab. Siis jänesi ma mõtlesin, ma toon siis kotiga, kui see kott juba siia pandi. Nii. Panen, see nüüd välja ei lähe. Mustiga siin. Mustiga sina ta jänese aadikusse minna. Musti vaatab jänest. Miau. Nii, kas tuled korra Musti eest ära? Musti, kas sulle meeldivad jänesed? Nii, tupsu 1 ja tupsu 2 on nüüd aedikus. Nii, nüüd lähme toome Bella ära. Nii, jänesed on aadikutes. See oli päris keeruline. Õhtu peame nad tagasi võtma veel. Noh, jänkukesed. Tere! Tere, Bella! Kaks asja tegemata. Esiteks pean andma kaladele süüa ja siis vaatama üle ka teod ja neile süüa andma. Tere, kalad! Siin on päris palju titasid. Tore! Ma vaatan, et siin on ka munad. Ma lootsin, et ma täna jõuan raamatut lugeda terve päeva, aga ma olen nii väsinud olnud, et ma lihtsalt olen pikutanud diivanil. Ilm on ka selline imelik, vahepeal sadas vihma, siis ma mõtlesin, et peab jänesed viima tagasi oma puuridesse, majakistesse. Aga siis ei vihm järgi, nüüd paistab päike. Ma ei tea. Aga mul tulid väiksed plaanid, kuna ma avastasin, et Grete on ka siin lähedal maal üksinda, siis ma tahtsin niikuinii minna Rakverre, et oleks äkki läinud sööma, aga tal olid perega teised plaanid. Teevad kohe varsti kodus süüa ja kutsusid mind ka õhtusöögile. Liigutasin aediku sinna poole, nagu näed, on kogu muru ära söönud siit. Praegu neil käib kõva söömine, aga ma viin need kohe varsti tagasi oma majja. Käisin just poes ära, ostsin Mustile uued krõbinad ja konservi juurde. Et need krõbinad, mis tal on, ta ei taha neid. Sellepärast oli eile õhtul nii näljas ka, sest et ta on olnud mitu päeva ainult selle konservi peal, et ta lihtsalt ei taha neid krõbineid süüa. Et ma nüüd viisin talle pessa ka natukene neid häid krõbineid. Sõi kohe isuga ära. Ma tegin jäneste majad niimoodi valmis, et ma panin kõik juba toidud ja veed ja heinad kõik ära. Nüüd ma lähen viin enda õueaedikusse ka heina ära. Teil käib siin kõva söömine ja mõnus uus muru on. Jah. Kuidas nad seda iga päev teevad? Ma ei tea. Aga jänkud on nüüd majakestes. Lähen pese puhtaks ja hakkan minema. Issand jumal. Kilu.
no nii paar päeva nüüd möödas sellest viimasest korrast, kui me siin ehitamas käisime. Praegu sai kokku pandud või noh, korra panime eelmine kord kokku, aga siis nüüd võtsime lahti, et värvida. Ja isa ehitas üks raami, nüüd sai need pulgad siia sisse. Nüüd on värvimine, kõigepealt kruntvärv ja siis päris värv peale. Need samamoodi paneme pärast rippuma, lihtsalt siia ukse vahele saab püstoliga värvida, et kruntvärv sai peale. Lasin isal värvida praegu, sest mul kuidagi seda valget päikse käes, kui päike peale paistab, räiged häirib, ma ei tea, mis see on. Ma olen mõelnud viimasel ajal, et äkki mul on mingi epilepsiaga mingi teema, meil vist on sugupõsas ka. Üldse vilkuvad tuled, siuke ere valgus häirib. Praegu veits hakkas paha, muidugi hommikul vara üleval vähe maganud ja söönud vähe ja eile õlut joonud ja neid asju on nagu mitmeid, aga kuidagi ebamugav oli. Aga need said värvitud pulgad või noh, see on kruntvärv alles, et siit on nagu läha seda läbi kuma, aga see krunt tuleb veel ära lihvida ja siis saab päris värvi veel panna, et peaks saama päris sile. Aga päris värv tuleb ka üleni valge, nii et püstoliga on ikka nii hea värvida. Siin tuli mingi plärts, sest isa just pani käe ette, hakkas siin neid kruvisi keerama ja siis ma püstoliga tulin, ma ei tahtnud talle käe peale lasta. Jätsin seisma korraks niimoodi kiiruga ja kohe tuli mingi lärakas peale siia. Aga noh, selle lihvib kõik maha. Päris värviga tuleb ettevaatlikumalt teha lihtsalt. Igatahes see hobuseraud on ka nüüd üks pool krunditud. See on krunditud. Mingid defekte tuli ikka välja veel, aga noh, see ongi pahtlised defektid. Et muidu on suht okei. Lihvida tuleb vist. Ja nüüd see peab kuivama ja mingi 4 tundi vist peab kuivama, et siis saab panna värvi peal. Või noh, aina tuleb lihvida muidu väga. Mis äge. Ja siis mõelda, et siuke asi maksab poes 400 € ja Kadri ei tellinud. Et tegelikult ise tehes, noh, ma ei tea, maks mingi 4 tundi teed seda ja raha läheb ka mingi 100 €. Tegelikult on suht okei.